olen Siim firmast Focus ja me tegeleme peamiselt kaamera liigutamisega. See siin mu selja taga ei ole enam mingi tavaline Mercedes, vaid see on meie kõige värskem ja vahest üks tõsisemaid tööriistu, keda me hellitavalt kutsume Borissiks. Boriss, see nimi tuli seest. Ta oli seal kuidagi olemas ja ta tuli, kui me selle auto ostsime, siis mingi testi käigus ma sõitsin taga ringi ja proovisin neid kiirendusi ja kuidas ta erinevates olukordades käitub. Ja siis üks hetk tundus lihtsalt, et kuidas saab nii suur asi sedasi liikuda. Et ta ongi reaalselt, et sa võtad metsast mingi Vene Borissi, kes on aeg, ma ei tea, puid langetanud ja niisugust rasket füüsilist tööd teinud ja siis järsku ta peab 3 mehega maadlema ja ta jookseb need kõik ühe esimese hooga maha, nii et ta ei saanud arugi, et seal 3 olid, arvast 1 oli. Selle masina peamine eesmärk ongi filmida teisi autosid. Et sellepärast on tal ka piisavalt palju jõudlust, et kui seal oleks 6 inimest nüüd peal, seal on seljas, katusel on veel 200-kilone kraana, siis ta jõuaks ka näiteks, ütleme, tavalisel pereautol kannul püsida. Et arvestades, mis massi ta endaga kaasas veab. Et tema lihtsamad lülid on siis see auto ise, see Mercedes, on see veduk nii-öelda ja tal on katusel selline ultraarm, mis on 3,5 meetrine käpp, mida saab seest salongist liigutada ja mis teeb autol ükskõik kui palju täisringe seal ümber selle vaja on. Et tema eelis ongi nüüd see, et kui me tahame autot filmida, siis sa saad hästi kiiresti või kas või kaadri ajal neid nurkasid muuta. Ja siin omakorda selle käpa otsas on stabiliseeriv kaamera gyropea, mis silub selle pildi ilusaks ja siledaks, nii nagu oleme pead. Sisus me proovisime esialgu muuta võimalikult vähe. Et me ehitasime spetsiaalsed kinnitused peatugede külge ja me tõstsime kogu pagasniku tühjaks, sellepärast et sellel autol on tegelikult töö ajal või tööpositsioonis on 6 istekohta. Et taha me võtsime kogu selle tagumise sisu välja ja paigutasime sinna ka ühe istme. Selleks, et see mees, kes opereerib seda suurt käppa seal katusel, et tema saaks vastavalt filmimise suunale kõige parema visuaalse kontakti selle käpaga, mida ta seal juhib. No meie poolt kaasa tuleb tavaliselt 3 inimest. On juht, on see inimene, kes opereerib seda suurt käppa ja siis on see inimene, kes opereerib kaamera pead. Või kui peaoperaator soovib seda ise juhtida, siis on meie poolt see tehnik, kes seadistab, et see pea stabiliseeriks ja töötaks maksimaalselt efektiivselt. Seal omakorda võttemeeskonnas alati tuleb kaasa fookuspuller ja režissöör. Et siis tavaliselt ongi kõik need kohad täis. Et operaator siis ka, et kas ta siis ise opereerib või siis on kaassõitjana ja annab juhiseid. Ja tavaliselt on niimoodi, et töö käigus meil antakse kõik juhised ette. Pärast seda on sides vaikus, et need 3 inimest ja 4 siis, kes on näiteks Hirokaaris, mida filmitakse, saaks omavahel suhelda. Et kui töö käigus see müra seal nii-öelda kommunikatsiooniahelas läheb liiga suureks, siis see on nii palju ohtlik töö, et siis me peame vahejuks, et andke meile täpsed juhised ja kui me tööd hakkame tegema, hääled maha, et saaks seda rahulikult teha ja sellele keskenduda. Nõudlust sellise masina järgi on olnud ja see on pigem olnud tõusev trend. Et eestlastele sai see masin tuntuks eelkõige eelmise aasta Nolani võtete ajal, kui selline Mercedes, sarnane Mercedes kihutas ju meie seal Lasnamäe kanalites ringi. Et eks see nõudlus kogu aeg
kasvab ja sellepärast me lootsimegi, et või sellel põhjusel me eeldasimegi, et nüüd on aeg ka Eesti turule üks selline töövahend tuua. Kuigi Boriss täna kliendi jaoks on tegelikult valmis, ta on juba oma esimesed ristsed teinud ja on väga positiivsed tagasisidet saanud, siis me ise oleme veits sellised heas mõttes peast soojad, et me tahaks kogu aeg parendada. Ja eks me parendamegi, iga töö, kui tuleb tagasi, meil on hunnik märkusi, mida saab paremaks teha, kust saab mõne töö operatsiooni efektiivsemaks teha. Et eks ta meie jaoks nagu Tallinna linn on, et lõpuni valmis ei ole kunagi.